On üks psühholoogiline seaduspära, et inimese aju valib alati turvalise ja tuttava kaose, tundmatu rahu ja korra asemel. Isegi kui see on enesehävituslik, aga ta on tuttav meile ja inimese psüühika on niimoodi kuidagi üles ehitatud, et ta pigem valib selle, kui ta valib midagi, mis ta isegi teoreetiliselt teab, et on hea, aga see ei ole tuttav ja see tundub ebaturvaline. Ja oma vaike seadistusega me valime selle tuttava kaose. Kuna me oleme selle kaosega harjunud, siis meil on vaja Jumala lastena teadlikult aidata iseennast astuda Jumala uude. Oled sa täheldanud seda, et kui sa said päästetud, kui sa tulid Jumala juurde, sul ei kasvanud tiibasid, aeg-ajalt juhtub, et sa teed asju, mida sa ei taha teha ja mis sa mõistad, et on valed, mis määrivad sinu südant, sa tunned ennast halvasti Jumala ees, võib-olla inimeste ees, kuigi sa oled päästetud. Me teame, Uuest Testamendist oli Paulus, ta teadis suurepäraselt, mis on hea. Ta teadis suurepäraselt, mis on õige, mis on Jumala tahe ja ta ütleb, et mis asi see on, et ma mingisugustes olukordades ma valin selle tuttava hävingu, kaose, vale ja ei tee seda, mis ma tean, mis on õige. Miks see on nii? Sellepärast, et me kõik oleme teekonnal. Me kõik oleme selle teekonnal, kus me õpime ja püüame aidata iseennast ja tegelikult ka kogudusena üksteist valida head, valida Jumalat, valida Jumala uut, seda, mida ta on tegemas, valida püha, valida elu. Me oleme kõik ühel pühitsuse teel, kus me Jumala püha vaimu abiga õpime valima head. Me õpime valima Jumalat kõiges, mis me teeme.